No tere jälle! Tere jälle! Ilus on. Vaadake. Jah, juba natuke külmem kui eelmine video, aga endiselt on ilus. Kuigi ei olegi väga palju päevi möödas, paar päeva ainult. Et mul on ka selline puhkepäev, mõned puhkusepäevad siin nädala sees kellil ka. Ja kell ongi juba 1 läbi natukene. Ja juba eelmine kord käisime Suurekambja mõisat avastamas, siis täna oleme siin samas kandis, ainult keerasime üle tee. Üle tee. Võib-olla juba mõnel terasel nägijal on teada juba, te kõnnite seal Kopsumäe terviseradadel. No täpselt nii. Täpselt nii. Siin me käisime aastaga tagasi, natuke rohkem. Tegime põllu peal süüa ja filmisime seda kõike, et kes pole näinud, leiab ehk üles. Aga jah, et täna on meil tegelikult jälle selline olukord, et seljakott on seljas, tiba teistsugune seljakott. Viljamit on lihtsalt väga raske loodusesse saada, kui sa ei ütle talle, et pärast teeme süüa ka. Ma ei tea, minu arust see on nagu parim kombo. Teha sporti, kõndida, nautida loodust, püüda geopeitu saardeid ja siis lõpuks süüa näiteks purksi, pannkooki. Võt, selline värk on meil täna kaasas. Ei, aga jah, siin korra veel naljatasimegi, et mis Estonian Adventures, et paneme Estonian Eaters, ehk siis eesti keeli Eesti õgardid looduses. Ai, vaadake kui sünge. No, kes see tahab kuusemetsas telkida või sellises nooremas kuusemetsas, mis on istutatud ja nii tihe, no mina ei taha. Kõik, kes vaatavad õudusfilme, siis esimene asi on seotud kuusemetsaga, kus elavad siis need nõiad ja zombid ja koletised ja vampiirid ja jumal kõik, kes veel. Ei no, aga Halloween tuleb ju kohe. Ja, parim aeg telkimiseks, 31. oktoober. Hea minna kuusemetsa telkima. Oi jah, keegi kindlasti teeb kuskil pränki ka. Ja. Ja üks asi veel, et vabandan nüüd eelmises videos nende mustade raamide pärast, mis videos tekkisid. Ma kasutan Kyberlink Power Director programmi. No, see on juba selline isiklik valik olnud mingil põhjusel juba lapsepõlvest, kui ma tegin ka videosid suguvõsa pereliikmete sünnipäevad ja nii edasi, siis ma selle Kyberlink Power Directori endale laadisin alla ja nüüd kasutan jälle tasulist versiooni, muidugi maksan seal vist 60+ eurot aastas. Ühesõnaga see programm tegi endale päris vinge uuenduse, kõik tegi uuemaks, ägedamaks, tõi sinna vidinaid juurde, igasugu AI tööriistu ja nii edasi. Et ju ta lõi mul mingisugused settingud sassi, pean üle vaatama. Aga no näed, me siin paralleelselt jahime aardeid ka. Jahime jälle topelt. Eelmine kord me ei loginud ära kõik aardeid, siis me käime korra uuesti läbi. Aga tahtsingi öelda veel seda, et ega siis plaaningi nagunii uuendada oma arvutiparki ka. Et tänaseni olen ma oma arvutiga hakkama saanud, aga temaga ma ei saagi 4K-d töödelda, mis oleks televiisorist parem. Et olen nüüd filminud ka 4 aastat siis GoPro Hero 10 kaameraga, aga ei ole ka teda nagu täisjõudlusena kasutanud. Küll aga võib-olla paar korda kasutan teda veel täisjõudlusena, kui enne jõuan arvuti ära soetada, aga kui arvuti on mul olemas ja asjad siin edenevad edasi, siis ma kindlasti plaanin soetada ka selle DJI Action 6 kaamera, mis peakski nüüd siin võib-olla oktoobris välja tulema. Et selle eeliseks on siis ka see, et saan kindlasti rohkem värve, siis kui on uuem, parem arvuti, saab rohkemate värvidega töödelda siis teravamat pilti ja DJI-ga saab ühendada ka mikrofonid. Ehk siis saan endale ja preilile panna kuskile siia siis selle mikrofoni ka. GoPro Hero 10 seda võimalust ei ole, et saaks nagu sinihamba kaudu ühendada mikrofone, et see on natuke robustsem, kuidas üldse saaks. See nõuaks, et ma peaks liideseid asju juurde panema ja juhtmeid, mis
ei ole mulle üldse meeltmööda. Et jah, vot sellised väiksed uuendused ka, aga noh, need jäävad siis küll te ise märkate, kui midagi videopildis nüüd hakkab muutuma. Et siis on muutus. Nii, nüüd me jälle logime vahepeal midagi ära. Mis see geopeitus siis on, et Kelly korra kätte, annan Kelly kätte. Keegi, kes teab, see teab juba. Nüüd infoks, et geopeitus.ee lehel on uus äge veebileht, uus kaardirakendus. Näiteks nüüd me olemegi siin Kopsumäel ja kõik need rohelised täpikesed on siis peidetud aarded. Ühte ma tutvustan ka teile, rohkem ma ei näita, aga ma ei ütle ka, millist ma siit näitan. Aga põhimõtteliselt on siin äge mäng, saab lugeda, infot saab märkida, tänu sellele on huvitavam külastada ka paljusid piirkondasid, sest kui ma siin Eestit nüüd suuremaks teen, siis nagu te näete, et see on nagu täitsa ulme. Siin ei olegi mandrit näha. Kõik see on punktikesi täis. Ja saategi külastada ja panna siis oma nimekese kirja, kui leiate, et näed, avastasite midagi. Ja teine väga huvitav nüanss ongi, et põnevad lood juures. Et hästi paljudes kohtades on ka huvitav lugu või siis tänu sellele punktikesele sa just näed mingisugust huvitavat ajaloolist objekti või kohta või ma ei tea, kas või altari kivi või siis see ohvri kivi või siis mingisuguseid vanasid müüre, mis iganes. Et selles mõttes on väga kihvt. Oleme seda ise siin vahelduv eduga vist 5 aastat mänginud või siis ütleme mänginud, jahtinud aardeid. Et väga kinge. See on tasuta ka. Tasuline versioon on ka olemas, geocaching äpp, aga see on natuke teistsugune. Nii et see geopeitus.ee on täitsa tasuta. Nii, nüüd ma tegin natuke reklaami ka. Las siis olla, uurige. Ja nii on. Ja kui ma nüüd sellele vahvale mängule liiga palju reklaami tegin kellegi arvates, siis juba vabandust. Aga noh, teistpidi jällegi tore ju, kui tekib uusi mängijaid, siis tekib ka vast uusi peitjaid ja asja edasikandjaid ja alati saab ju ka toetada. Minu arust geopeitus.ee lehel on igasugused lingid ja võimalused ka rahaliselt toetada seda tegevust, sest see on selline vabatahtlik võrgustik, kes seda juhib ja sellega tegeleb. No nii, näiteks ühte aaret näitan, et igasugused ei ole nüüd sellised täpselt, eks see on nüüd peitja enda viitsimus, aga see peitja autor on küll vaeva näinud, vaata kui ägeda konstruktsiooni teinud. Ja siin on siis peidus alati selline, siin on näete suurem, pikem ampull. Et siin ampullis sees on siis vahvalt paprik ja pliiat, saab nime kirja panna. No näete. Geopeitus on kirjama. Jah, kohe täitsa ametlik asi. See on tegelikult üle maailma päris populaarne mäng. Kuidas inimesi rohkem loodusesse saada ja toast välja. Et me paneme alati siis oma nime siia kirja pastaka või pliiatsiga. Vahest on pliiats kaasas, vahest ei ole. Siin pakis. Näed, me käisime Estonian Adventures käis 10. september 2024, aga me ei märkinud kohe arvutis ka ära. Siis me mõtlesin, et teeme uuesti mõned. Kõiki punkte me pole käinud siin nii läbi. Veitsin järgmise. Näed, Keir looduses on käinud siin sellel aastal 17. september. Kuu aega tagasi. Ahaa, no näed, tubli Keir. Sa ei teada Keir, mis sa käisid. Et jaa, seal veebilehe saab ka ära märkida ja minge uurige. Meie seas on küll palju vahvaid huvilisi kindlasti, keda see asi kõnetab. Vot. Aga jah, me siin nüüd oleme juba, ma ei tea, 1,5 kilomeetrit kõndinud. Näiteks natuke kaarti ka. Eesti terviserajad. Siin on meie P-täht. Siit me tulime. Ja me tuleme siin, teises parklas. Ja siin ongi, näed. Lähme ilmselt mööda seda punast. Ja, eelmine kord tegime selle 7,5 kilomeetriseks sinise. Siis panime siin kuskil, siin ei ole neid istekohti ja asju, siin põllu peal lihtsalt sõime. Ja nüüd teeme siis selle punase 5 kilomeetrit.
muidugi terviserajad on alati sellised toredad laiemad rajad, kus siis ikkagi talvel on nagu alati ka suusatada võimalik. Eks mõned rajad on isegi valgustatud. Et selles mõttes jah, ka infoks. Mul eemalt. Tublid mutid. Mis siin ikka? Hakkas tulema, ega tema tahab ka, ega temal on siin ka, et kurat, te käite siin kogu aeg, vibreerite mu siin maad, noh. Ma teen teile siin tõkk ette. Jaa, ta proovib siia nii-öelda sellise mulla valli ette ajada, et nagu inimesed nagu lõpetaksid käimise siin. No on ikka küll elu. Eks iga üks võitleb oma territooriumi pärast. Jaa, muidugi. Jaa. Vahepeal on seis selline, et ega me oleme rohkem metsa all kui rajal. Vot nii on. Jah, selles mõttes need geopeitushaardeid on siin päris palju. Me neid kõiki nüüd täna küll jälle ära ei korja või nii-öelda. Meil on päris palju uusi ka. Eelmine kord, kui käisime, ega saime võib-olla, ma ei tea, 5-6 tükki. Noh, täna võib-olla tuleb rohkem. Ja geopeitusega peab arvestama, et viibite rohkem rajalt väljas ka. Rajalt maas. Niidab rajalt maha. Vot, nii on õige öelda. Nüüd me otsime, jah. Otsime. Nii. Korra jälle raja peale. Natuke edasi liikuda. Ja jälle metsa minna. Täpselt järgmine punkt vist üks väga ilus koht. Seal me vist teeme kanali vahetuse ka, et Estonian Adventures korra lülitub siis Estonian Eatersi peale ehk siis õgardite peale. Nii et jah, mis siin ikka 2 tundi hakkab täis saama ja hommikune kaerelpepuder hakkab juba täitsa ära haistuma. Ahah, no näed, pink on ka, 2 pinki. Ai jah, mul kodus läks täitsa meelest ära, et siin on pingid, ma võtsin toolid ka kaasa. Need väiksed Temu matkatoolid. Ega nad rasked ei ole. Ei ole. Ruumi ka palju. Mugava muidugi istuda, aga võib-olla ma ei kasuta neid. Jaa, siin on selles mõttes ilus vaade. Siit on nagu teadlikult. Õnneks on päike ka piisavalt kõrgel. Jaa. Et ta ikkagi peaks soojendama meid tükk aega. Oh, see on praegu jumala hea. Varjus on päris jahe. Ei viitsinud ka väga paksult riide panna. Aga võtan nüüd seljakoti seljast. Lõpuks saab seda ka kergendama hakata. Seekord on mul teine seljakott kaasas 60 liitrine. Aga ega ma siis 60 liitrit ära pole kasutanud. Lihtsalt mugav kott. Vaat nii. Ei, eks midagi. Kohnin siit asju välja, siis vaatame edasi. Nüüd hakkab Estonian Eaters. Nii, Kelly läks nüüd aaret otsima. Ega siin on neid päris palju. Vot, mul on nüüd selliselt ka, et selline hea kotikene saab niimoodi siit kokku voltida ja siis selle traksiga või sellega läheb siit propsti kinni. Siin on toidu asjad. Siis panni eest on titaan, täiesti kerge. Muidugi jah, need panni pealt ära võitsin, aga noh, vedasin toole kaasa. Aga natuke peab trenni ka tegema, kes saan. Paar kilo võiks ju niisama ka olla, on ju, ega las ta siis olla. Selline vahva titaaniste. Seda kasutame siis ja ega siin ongi. Lähevad kõik sugukastmed, et esimene toit on burgerid. Burgerid ja väike gaasike kaasas. Selle paneme käiku. Alati on hea siis selline see 3 jalg ka kaasa võtta plastikust. Saab selle gaasiballoonil olla. Siis on ta kindlam. Ja kui natukene maapind on ka selline lainetavam. No nüüd toimib küll. Ja mis siin siis kõik on, ega kui metsa veel võtta rohelist kaasa, ei saa veel, siis siin on nüüd koduakliha, see on siis 50% veis ja 50% siga.
Võtsin nagu väiksemad pakikesed, et oleks ikka nagu kergem. No, siin on õli, piparsool, siis on mingisugused sellised vahvad burgeri söömistaskud, luhvel, segamiseks, mis iganes, on juust. No näed, kurk, tomat ja purksisaiad panin sellisesse vahvalt. Vaat nii. Ja ma siin tükeldan asjad ära. Vaata, ma olen 4 nõrkemas juba. Ahah, tomat ja sibu ja kurk ja kilekott ja sinu pool arv põgeneda. Ma nägin teda. Kõik vaatajad näevad, et see kilekott põgeneb. Süva. Aga ta ei põgene nii kaugel, püüam kinni. Ahah, no kokaiilised, head isu. Nii, saakliha tahab, mul on sidruni pipar kaasas. Vaatame. Ja siis sool. Et no, siin väikese niimoodi läbi segamine. Ei hakka vist päris käega tegema, ma teen selle luhvliga. Niimoodi ta, et see maitse peab ikka vaata läbivalt olema, et kõige hullem on see, kui võtad ampsu ja vaatad, et oi, pealt on soolane, sest on mage. Siis selliselt, nüüd paneme veel. Et ega siin ongi käsitööd ka natuke. Noh, kõik teate ju, lähete ostate kuskil käsitööpurksi, palun ütlete. No, käsitööpurks tähendabki, et seda on natuke ikka käega ka tehtud. Vähemalt pipit. Proovingi ta niimoodi nagu läbi ka mudida. Ühe tegin valmis. Ja siis natukene lapikumaks. Et vaatame siia, ideaalis tahaks ja 2 tükki siia samale pannile ära mahutada. Kas see meil õnnestub? Äkki õnnestub kuidagi siis piklikumalt. Et siis saab, teeme natuke piklikumalt siis. Aga kukli teed ka piklikuks? Ei ole hullu. Siia läheb muidugi õli. Õli on ka väikse topsikesega kaasas. Nii libe. Teen ikka ühe kaupa, siis saab normaalsema, muidu läheb liiga paksuks, ma arvan. Jah. Vot, nüüd jäi üks asi maha. Alati võib võtta selle tuuletõkke seina. Aga saame ilma ka hakkama. Nüüd tuleb oodata, nüüd tuleb nautida seda loodust. Vaadata. Kuulata, kuidas liha säriseb. Ja, juba säriseb. Nii, keerame ümber. Aga see läheb kiiresti. Väga meediumist muidugi seest ka ei saa lasta, et gaasiga on alati natuke seda gaas minu terav, et hea, kui saab reguleerida. Väga tugevalt ei pane. Ja. See hakkab valmis saama. Nii, nüüd ma võtsin freeli kotleti, panin kõrvale ühe sellise sarapuu lehe peale. Laseme natukene siis mõlemalt poolt freelile purksi saiad ka krõbedamaks, et ma teengi ühe purksi valmis ära. Siis on nagu lihtsam. Nüüd läks siis uuesti kiht peale. On natuke juustu ka siia, et siis juust sulab natukene veidi ära ja siis ma tõstan koos. Freeli siin juba paned valmis. Ma ei tea, kas sa paned sinna alla ka endale juba kastet. Panid jah. Aga ega ma teda rohkem ei lase ka. Ei pea nüüd väga plödiks minema. Kust ta siis seal hamburgeri vahel ka plödi on? Ei ole ju. Ei ole. See ei ole tavaliselt üldse see juust. Ei ole jah, seal on see teistsugune. Aga nüüd läkski selline siia vahele. Ja nüüd preeli etteaste kurgi, tomati ja sibulaga ka. Mina panen nii kaua juba teise kotleti ka peale. Ai. No, head isu. Ära lase maha jahtuda. Ei, aga peab ilusa pildi ka tegema. Tee ikka ilus pilt ka, muidugi. Ai, vot.
peaks küll rohkem panema kastet, kus löga purksi saanud. Ai, nüüd on nagu... Nüüd ei tule sealt praegu ühtegi sõna, sest suu on täis. Vaadake. Mõni teeb veel 2-kihilise, jah. Pead 2 kotletti. Mina siin praen oma suhter-muhteri ka valmis. Nii, siia alla sai juba mul ka kaste. Natukene rohelist, sibulat ja nüüd lähebki pihvi. Siia peale. Nii, vahepeale tuleb panna veel kastet. Ma juba näitan teile, nagu oleksin siin nagu meister, nagu retsepti tutvustaks, aga minu eest purksi tegu juures on tähtis spontaansus. Ehk siis enam-vähem muidugi jah, teada, mida te siia vahele panete. Aga siis, jah, aga pannagi nii-öelda nii nagu igale ühele sobib. Kes paneb rohkem ühte, kes rohkem teist asja. Alati on hea salatilehega minu eest peale katta, siis ta ei lagune nii palju. Ja siis ma panen natukene veel siia. No, ei tule. Okei, nii palju kui tuli, siis tuli. No näed, lükkan siit laiali ja lähebki peale. No, minul sai vist natuke paksem ka. Lasta olla jumala eest. Siin on nagu ruumi veel, et paneks ühe, ma ei tea, muna vahele ja paneks veel võib-olla hoopis, ei tea, pistaks veel tomati või, aga ei pea üle ka pingutama muidugi. Vot nii. No, mis on selle loo moraal? No muidugi, no tehke ka. Täpselt. Ei väsi seda kordamast, et looduses süüa või siis seda tervislikku sportlikkust siduda ka söömaajaga. Minust on super hea mõte. No, sul nüüd otsas juba. Jah, kelle otsas see võtab teisi käest? Ahah, järelikult maitses vist jah. Kui nii kiiresti preelil otsa sai. Preelil saab tavaliselt nii aeglaselt asju. Seekord sai päris kiiresti. Sa lihtsalt tegid enda purksi aeglaselt. Mis siis teistmoodi teeks? Mis hästi oli? Ma paneks midagi muud, rohkem seda muud kraami kui seda pihvi. Et ma panin liiga vähe seda rohelist ja punast ja. Ja kastet ka oleks rohkem pannud. No nii, purksid on söödud, aga sellega meie söömisorgia nüüd üldse ei piirdu. Õgimine läheb edasi. Ühesõnaga, eilsest on alles, jah, eile tegime ühe liikme video ka õhtupoole. Käisime, tegime pannkooke looduses või järve ääres ja pool jäi alles. Siis see ongi see, et kunagi videos sai ka näidatud, Lidlist on ostetud selline pudelis valmis pannkoogi taigen. Siin on juba piim ka sisse pandud eilsest, et täna tuleb ka kasutada. Näed, 400 milliliitrit piima, sellega saabki 12–14 pannkooki. Eile oli mul natukene väiksem pann kaasas, aga noh, sellega saamegi siin teha vist 2-3 tükki veel. Tulevad natukene siis. Ma arvan, et siit saab isegi 4 tükki. Võib-olla saame isegi 4 võtta. Tundub, et pannkooki me vist ei saa. Ma sain nüüd targaks, et titaan ei ole väga hea praadimiseks, kui praadita pannkooki. Eile oli mul selline hea pisikene nagu köögipannikene kaasas. Aga ma vaatan, et see ei taha üldse titaani peal nagu küpseda. Panin küll õli all üksjagu, aga ta jääb siia pigem kinni. Nii et see vist läheb natukene käkkerdiseks siin meil. Et see trikk vist ei toimi. Midagi ma võin siin natukene õrnalt praatida, ma panen hästi vaikseks selle gaasi. Aga juba hakkab haisema. Juba kärssab, jah. Selle peale me keerama hakkasimegi, et tegelikult juba kärsa haise tuli ja nagu me näha on, siis tegelikult on siin põhja küljest kinni. Ja.
vist magustoitu vähem mul on looduses ei saa. Liikme videos, vot nüüd, kes ei ole veel liige, et saab meid toetada 3 eurot kuus ja selle eest näed, kuidas me siis õige panniga tegime pannkooki. Vot. Jah, aga siit saab vist pannkoogi putru. Praegu saab pannkoogi putru, jah. Tuleb kiiresti segada, see on nagu piimasuppi, ta ei põhjama. Aga ta on juba põhjas. On küll, jah. Kuukartuli. Oi jah. Ei, saime targemaks ja tegijal ikka juhtub, et selle titaani peale ei tee enam pannkooki, aga pannkooki teeme ikka ära pärast kodus. Teeme, näitame, et ikka teil ka ilus nagu ikka tulemus jääks sellest pannkoogist. Ilus mälupilt siis, oleks täpsem öelda, et teeme selle kodus. Noh, päike on ka armutu, juba läheb ära. Ega meist me siin jokkeldasime tund aega. Üle tunni. Juba 3 minutit üle tunni. Ja noh, eks me siis lähme veel siit natuke edasi ka. Nüüd jälle vahetume, et Estonian Eaters annab jälle järjepulga üle nüüd Adventuresile. Nii, aga üks hea asi on ikkagi küll selle juures, et hea, et pannkoogid praegu söömata jäid, sest ma arvan, et ma ei oleks siis viitsinud siit mitte kuhugi minna. Tõesti või? Jaa, sest ma tunnen, praegu on juba kõht päris hästi täis sellest purksist. Ma võiks pannkooke ka veel siin söönud ära oma neid 2-3 tükki. Siis ma oleks vist mõelnud, et jääme siia. Ilus laade, päike paistab. Ja. Aga vast enam muidugi seda pole söönud. Päike kaob ära, siis sa ei taha siia jääda. Ei taha jah, mul natuke õhemalt on riides. Ma oleks vähemalt võib-olla siis võtnud seljatoega tooli välja, istunud siin natuke. Aga kõik sai nüüd korda, tipp-topp, pink ootab uut inimest ja meie vurame nüüd edasi. Oot nii. No näed, ega vahepeal läks nüüd meil tempo päris kiiresti, et panime sellele geopeitusele ka hetkel pidurit, et teiseks korraks ka. Oleme niigi tublid, oleme siin juba 3,5 tundi olnud. Jõuamegi suht kohe auto juurde. Ja mis me siin siis vahepeal veel peale purksi kõndisime, vist 1,5 kilomeetrit oleme praegu veel kõndinud, kuni 2 isegi. Me olime selle 5 kilomeetri poole peal tegelikult. Jah, poole peal olime. Ja natukene on veel edasi minna. Nii et veel ei lõpeta ja rohkem ei filmi ka, et säästame teid ka. Muidu venib jälle pikaks, aga vaatame siis kodus selle pudeli pannkoogitaigna pannkoogi ka üle. Vot. Teeme nii. Jah. No tere hommikust, et jah, hommik on käes vähemalt meil nüüd, et ei hakka õhtul enam pannkoogitama, no come on. Mõtte oli, aga Preili tegi nii hea, et kohafileed riivsaias ja riisiga ja aedviljadega, et ei jõudnud enam ma mingisugust pannkooki süüa. Pealegi kell oli juba päris palju. Näed, kus pannkooki seal rahvast. Jaa. Vanasõna. Et teile nagu see väga traumeeriv mälestusi jääks sellest titaanpanni eksperimendist, siis, või noh, mälupilt, et siis nüüd näitame ära ikka, kuidas see ikka apetiitsemalt õigema panni peal siis kuju võtab. No, ega mis ta ikka võtab? Valgub laiali ja nagu pannkook ikka, nüüd tuleb, me ei olegi nii suuri pannkooki teinud. Ma püüan teha 2 pannkooki, kuigi teine tuleb pisem. Aga eks me siis vaatame, kumma kallale läheb. Ja no, las ma arvan, sina võtad suurema ja minul on need väiksem. Ja me mõlemad teeme mõlemast poole. Et jah, siis ma olen tegelikult ju, no, ma juba räägin sellest pannkoogi taignast, nagu teeks mingit reklaami kogu aeg, no ei tee. Aga mul tuli meelde, et me nüüd 3. kord seda siin kaamera ees ka teeme, et esimene kord oli Soontaga metsamaja talvel paar aastat tagasi ja siis siin sai nüüd sügisel vist tehtud, eelmise aasta sügis ja sai ka ju selle väikse vahva panniga, nii et igatahes väga vahva selline kaasavõtmise versioon. Eks neid ole teisi ka kuskil. Et võtad piima, võtad selle, shake'id ja hakkabki valmis saama. Siin on igasugu natuke magusaid
maitsekesi ka juba sees, nagu ikka ameeriklastele kohaselt, ega seal ei piirduta ainult suhkru ja soolaga. Aga võt, no näed, kohe teine tera head, kodus meil titaani pannid ei ole. Kohe hullem asi. Nii, biomaple sirup. Oot. Ma juba panin. Ai, no jah. Meesõber jääb meesõbraks, mina olen ka meesõber. Lihtsalt, no natukene seda elementi ka. Näed, Nutri-Score D. No, väga palju nutrit ei saa. No vaata jah, mis me nüüd ikka siin sellest pannkoogi söömisest filmime. Vaata, kuhu see video nüüd lõpuks jõudis. Tegime hoopis kodus pannkooki, jah? Tegime nüüd hoopis kodus pannkooki, jah. Ja nüüd näitame ka, kuidas hakkame sööma, on ju. No, nagu oleks ka mida näidata, on ju. Jah, keegi ei oska. Oi, milline huvitav osa täna on. Söövad pannkooki. No näed. Kes kuidas sööb? Söö. No näed, söö kahvliga, jah. Ja söön ka kahvliga. No kuidas on siis? Ütle midagi lõpetuseks veel. Väga hea. Meega on minu meelest parem kui sirupiga. Aga iga ühel omad maitsid. Seda ei taha jah alati kuskil kaasa tarida, see on nii vedelem. Mets saab veel enam metsa kaasa võtta loodusesse. Vot, aga mis siin ikka, meie nüüd sööme edasi. Teie ka sööge pannkooki, kui vähegi võimalik. Ärge oodake pühapäeva, no ei pea ootama. Võib ka süüa kolmapäeva hommikul pannkooke. Ja siis ikka, et võt selline, et kui nüüd sellised videod ka meeldivad ja oled siin värske, siis ikka oled oodatud jälgima ja ega me kohtume varsti jälle. Tšau! Tšau!